Täna siis toimus Teko järjekordne kulinaarteater. Kulinaarteater on tegelikult osa meie õppeprogrammist, ehk siis selle abil me tahame õpilastele näidata, mida tähendab ühe tõeliselt suure õhtusöögi korraldamist. Õpilased teevad põhimõtteliselt kõik ise alates nullist. Nende ülesanne on välja mõtelda idee ja kogu selle teostus. Ja on saanud traditsiooniks, et see toimub nendel rühmadel, kes kevadel siit koolist kokkadena välja lendavad, et see on nende selline suur üritus. See sai alguse sellest, et meie õppekavades on bioteenindus. Väga tore on teha sellist üritust niimoodi, et lõpeb ka praktilise ülesande lahendamisega. Et me ei peaks õpetama ainult, et mitu külalist, mitu seda on, vaid et nad seda ka teenindaks. Ja õhtusöögid on alati seotud mingi teemaga, et toidud, teenindus ja kogu see lauakate ja ka esinejad läheksid ühte teemasse. Et on olnud väga huvitavaid teemasi, on olnud veneteemaline, on olnud mustvalge, on mets, geomeetria ja nüüd oli 5. kord ja sellel korral oligi nüüd tsirkuse teema. Vintage, tsirkus ja üritus ise, ma ei tea, mina olin Tagalas, koordineerisin Tagala tööd täna ja ma usun, et meil Tagalas alguses oli võib-olla üle kivide kändude, sellepärast et iga algus on raske, aga lõpus oli niimoodi, et me mõtlesime, et miks see üritus läbi saab. Tegelikult see üritus ise, mis ta siin kestis, 4 tunnikest, eks ju, selle nimel me saime kokku 4 korda. Päris pikka eeltööd. Jah, ja need korrad olid ikka päris pikad, tõesti, ja kõik need planeerimised, läbiviimised, ja et see jõuaks nagu kõigini, et kõik inimesed saaksid nagu ühtemoodi asjast aru. Näiteks täna meie päev algas siin juba 10 pihta ja kus me mängisime läbi, rääkisime asjad läbi, tegin plaanid, veel lõppviimistlused. Aga tegelik olukord on midagi muud. Jah. Mulle? 2 peab mulle olema. 2. Siit poolt palab. Ja see Ei, kergelt soolatud siig. Nii, siig, koorekastme, peterselli. Jah, super. Aga teil on need kandikud ka, kas te ei tõsta endale valmis neid? Oota, aga see supp, me lähme kohe, hakka minema peale seda ju. Hakake panema nüüd. Üritus ise on iga aasta läinud järjest nüansi rohkemaks ja võib-olla huvitavamaks. Õpilased võib-olla esialgu ei hooma, millega on tegemist. Et kui suure üritusega tegelikult on tegemist ja mida nii suure ürituse tegemine tegelikult nõuab. Ma arvan, et ta jõuab igale inimesele erinevalt ja väga mõnes mõttes on raske keeruline tööd teha siis ka, et kui inimesed ei ole kohal osa ja võib-olla see tähelepanu hajub. Aga siis jälle väike paus, koondame kokku ja jätkame. Ja sellise ühise eesmärgi nimel ikka uskumatu, milleks inimesed on võimelised, see on üliäge ja see emotsioon, mida sa tegelikult siit saad, seda sa ei saa mitte kuskilt mujalt. Et teenindanud ma varem ei ole, sest ma arvasin, et ma ei ole hea teenindaja, aga täna sain väga hea kogemuse, inimestele meeldisin ja arvan, et meeldisin ja see oli väga tore, seda teeks kindlasti uuesti. Ma ütleks, et mulle esimest korda nagu teenindamine, et mis ma ütleks, et päris hästi, et ma sain päris palju kiita ka klientidelt, et nagu korraliku adreka andis mulle, et nagu algul ei olnud nii hästi nagu mõtlesin, aga lõpuks hakkas vaikselt minema nagu
hakkas vaid niimoodi rohkem meeldima, et Kaimar kutsuks, ma läheks hea meelega teenindama üritustele. Alati tagasisidest tuleb välja see, et kui nad nüüd saaksid veel korra teha, et siis nad teeksid seda või teisiti paremini. Aga see on tehtud ja ma arvan, et tänane üritus läks väga hästi. Külalised, kõik, kellega ma rääkisin, jäid väga rahule. Meil oli külas teiste koolide õpetajaid, kes tunnustasid meid sellise nii-öelda suure töö eest ja rääkides klientidega kõik jäid väga rahule. Ma arvan, et õpilased ise jäid väga rahule ja said aru, kui suure asjaga nad tegelikult hakkama said. Ma arvan, et meil läks hästi, arvestades sellega, et tegelikult teenindajad meie seas oli üsna vähe, meie grupi seas. Seega mõnel oli kindlasti ka esmakordne selline kogemus, aga ma arvan, et kõigi läks hästi. Mulle endale ka meeldis, ma tundsin, et ma sain kogemusi juurde, oskusi juurde. Ma arvan, et ma jäin rahule ja ma arvan, et kõik kliendid jäid rahule. Ja kõik olid väga tublid ja teenindasid täna kokkad, enamus nendest olid kokkad ja ma olen lihtsalt väga uhke nende pärast, nad on nii tublid. Kuulates lahkuvaid kliente, siis tulemus on väga hea, nad on toiduga rahul, nad on esinejatega rahul, nad on nende kenade armsate teenindajatega väga rahul ja teisel korrusel loosikohtadel istuval klientidel ütlesid, et oli väga-väga hea vaade. Kõik oli nii perfektselt näha ja kõik toimis nii, nagu me olime õpetanud.